Head autojuhid, nagu igal nädalal räägime ka täna teile ohutust liiklemisest ja meie reporter Kerli ongi juba ootel, et tuua teieni järjekordne oluline, kuid ka põnev teema. Millest täna juttu tuleb? Tere, täna räägime nähtavusest. Lumevaesel talvel kurdame autojuhtidena ikka, et on pime ja sombune, kuid kui on märg, tekivad tugevad valguspeegeldused ja eriti pimeda ajal on väga raske märgata näiteks teed ületavat jalakäijat, kuid on veel üks oht, mida tihti ei teadvustata. See on päike ja just talvel on päike päeval nii madalal, et võib autojuhte ohtlikult pimestada. Tihtipeale on ka päikeseprillid sügisel talvepuhkusele saadetud ja nii üritataksegi kissitades edasi sõita. Paraku on juhtunud küll ja küll liiklusõnnetusi, kus just pimestav päike on olnud üks riskifaktoritest. Päikese pimestus on riskifaktoriks aastas kuskil 4-5. Mõni aasta, mõni õnnetus võib olla rohkem sellisel tõsisemal õnnetusel, kus inimesed kannatada saavad. Raskete õnnetuste puhul on see päikesest tingitud riskifaktor seotud enamasti sellega, et ei nähta seda sõidukit, kellele tuleks teed anda. Hakatakse peateele välja sõitma, vaadatakse vastu päikest ja lihtsalt juht ei pane tähele, et sealt ikkagi tuleb sõiduk ja järgneb kokkupõrge, millel on siis rasked tagajärjed. Peegeldused, vilksumised, suured kontrastid. Teravast päikesevalgusest tulenevaid ohte ilmneb igal aastaajal ja erinevates situatsioonides. Näiteks võib päike raskendada ka fooritulede ja raudtee ülesõidu hoiatustulede nägemist. Minu jaoks on terav, silmi pimestav päike tõsine probleem autot juhtides. Eriti valus on see siis, kui see puude vahelt virvendab. Vaatame, milliseid soovitusi on spetsialistidel anda. Mart, kui silmad on haiged, kas see tähendab ka seda, et need on päikese suhtes tundlikumad? Jah, see on tõesti nii. Paljud ravimid, mida inimesed kasutavad pikemaajaliselt, muudavadki meie nägemise eriti valgustundlikuks. Aga mida siis teha, kui päike pimestab ja on ebamugav? Terava päikese korral on mõistlik kasutada päikeseprille. Muidugi on paljudel prillikandjatel see probleem erinev nendest inimestest, kellel igapäevaselt prille ei ole, sest nende prillid ei kaitse ju puhtalt päikese eest ja sinna oleks tarvis lisaks kas siis eraldi päikese katet peale või siis tuleb tellida juba sellised prillid, mis ongi päikeseprillid koos optilise tugevusega. Need on nii ägedad. Kas neid saab mulle teha või? Kas päikeseprillil ja päikeseprillil on vahe ka? Jaa, on küll. Autojuhtidel oleks sobivaim päikeseprilli klaas mitte nii palju värvist kinni, kuivõrd tema füüsilistest omadustest kinni. Ehk ta võiks olla puhtalt polariseeriv klaas. Polariseeriva klaasi omadus on see, et ta võtab kinni tee pealt tulnud peegelduse ja meil on palju mugavam sõita. Kas tugev päikesekiirgus võib kahjustada meie nägemist? Päikeseprill ongi mõeldud selle jaoks, et päikese kiirgus, mis ei koosne ainult nähtavast valgusest. Seal on ka ultraviolettkiirgus, seal on ka sinine kiirgus, mis kahjustab meie kollatähni. Nii et päikeseprilli enda eesmärk on palju laiem kui lihtsalt meie ebamugavat valgust kinni püüda. Me peame ka oma silmi kaitsma ja mitte ainult silma põhjasid, vaid ka silma ümbrust. Mida siis teha, kui autoroolis olles ootamatult päike pimestama kipub? Kõigepealt tuleks talvepuhkuselt tagasi kutsuda päikeseprillid, need võiks loomulikult autos alati käe pärast olla ja kasutada koheselt päikese sirmi ka siis, kui päike külje pealt pimestama kipub. Tegelikult pimestamise korral tuleks esimese asjana koheselt vähendada sõidukiirust. Vajadusel tuleb ka seisma jääda tegelikult. Ja see kiiruse vähendamine ei tähenda mitte seda, et tõstetakse korraks jalgpedaali pealt, vaid tõepoolest tuleb ikkagi saavutada selline olukord, kus te näete, mis ümberringi toimub, kus te saate olla päris kindel, et fooris, milline tuli seal parasjagu põleb, või siis peateele välja sõites, et te olete päris kindel, et seal ei liigu kedagi. Kui päike paistab, on ka lumeta talv päris ilus. Aga veel ilusam ja toredam on siis, kui me näeme täpselt, kuhu me läheme ja ei satu liiklusõnnetusse. Head nähtavust ja head teed!